Ameerika president Donald Trump lubas Venemaa diktaatorile Vladimir Putinile avaldada survet Ukrainale ja Euroopale, et nad nõustuksid kapituleeruma Venemaa Föderatsiooni ees. Sellise järelduse võib teha Putini abilise Ushakovi sõnadest pärast seda, kui täna Vladimir Putin helistas Donald Trumpile. Ja Trump lubas talle väidetavalt seda juba varsti teha G7 tippkohtumisel teisipäeval ja kolmapäeval Prantsusmaal. Väidetavalt lubab Trump tõepoolest mõjutada Ukrainat ja Euroopat, et nad oleksid leplikumad. Sai teatavaks, et Putin kaebas täna taas Donald Trumpile, kurtis talle ja rääkis, et Ukraina ründab väidetavalt taas Venemaa rahumeelseid sõjatehaseid ja tsiviilladusid laskemoonaga. Lisaks rääkis Trump enne vestlust Putiniga ka Zelenskiga. Ja Zelenski märkis lihtsalt, et on teatud ideid seoses rahu saavutamisega Venemaa sõjas Ukraina vastu. On juba teada, et teisipäeval ja kolmapäeval viibivad nii Trump kui ka Zelenski koos Pariisis G7 tippkohtumisel. Ja seal võib-olla toimub nende isiklik kohtumine. Aga see, mis on juba kindlalt teada, on see, et G7 liidrid arutavad Trumpiga Ukraina ja Venemaa rahuläbirääkimiste tingimusi. Ja on ilmne, et see telefonikõne Trumpi ja Zelenski ning Trumpi ja Putini vahel oli selline ettevalmistav etapp, et Euroopa liidritega oleks midagi arutada. Ja kahjuks võib Trumpli tõesti hakata taas Moskva retoorikat peale suruma. On ilmne, et Putin rääkis talle jälle, kuidas Ukraina pommitab Venemaad ja jälle kaebas. Ja teades Trumpi retoorikat võime saada mitte eriti hea tulemuse. Üldiselt arutame seda teemat, seda Trumpi ja Putini vestlust ning mis edasi saab. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun traditsiooniliselt tellige see YouTube'i kanal, pange like ja kirjutage selle video alla oma põhjalik kommentaar. See aitab väga palju kaasa sisu levikule YouTube'is ja olen teile selle eest väga tänulik. Niisiis, täna oma juubelil, täna saab Donald Trump 80-aastaseks. Ameerika president helistas Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile ja Venemaa kiilaspäisele diktaatorile Vladimir Putinile. Alustame teabega, mis on teada Donald Trumpi ja Volodõmõr Zelenski vestlusest ning siis liigume Trumpi ja Putini vestluse juurde. Zelenski kinnitas, et pidas täna tõepoolest telefonivestluse USA liidri Donald Trumpiga. Ta ütles, et õnnitles oma Ameerika kolleegi sünnipäeva puhul ning lisas, et vestluse teemade seas oli ka rahu Ukrainas. Tsitaat. Soovisin president Trumpile edu eelkõige tema pingutustes lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu. Samuti tänasin teda kogu toetuse eest, mida Ameerika Ukrainale osutab. Ja on oluline, et me tänutundega mäletame iga sammu sellest toetusest, alates Javeliinidest kuni Patriotideni. Zelenski sõnul rääkis ta Trumpiga sellest, mis võiks juba praegu aidata rahule lähemale jõuda. Ta andis Ameerika juhile ülevaate viimastest sündmustest lahinguväljal ja sellest, kuidas Ukraina positsioon on tugevnenud. Zelenski lisas, et leppis Trumpiga kokku arutada üksikasju kohtumisel G7 tippkohtumisel Prantsusmaal. See on väga oluline, sest eelmisel päeval jõudsid mõned meediaväljaanded juba väita, et Trumpi ja Zelenski isiklikku kohtumist G7 tippkohtumisel ei plaanita, kuigi see oleks tundunud äärmiselt kummaline. Ja nüüd räägib Zelenski. Meil on mõned head ideed, mis võivad aidata rahule lähemale jõuda ja kaitsta elusid. Lisan siia, et sõna otseses mõttes nädalaid varem kohtus Zelenski spetsiaalselt Londonis Euroopa kolmikuga. Need on Macron, Starmer ja Merz. Selleks, et arutada just nimelt Euroopa ühist läbirääkimispositsiooni venelastega. Ja on ilmne, et G7 kohtumisel arutatakse seda teemat Trumpiga. Ja otsustades foto järgi, mille avaldas Zelenski, olid vestluse ajal kohal ka presidendi kantselei juht Kirill Budanov ja tema esimene asetäitja Sergei Kislitsa. Ja kohe pärast seda, kui Trump lõpetas vestluse Zelenskiga, helistas ta juba Vene diktaatorile Vladimir Putinile. Sellest teatas ära Venemaa Föderatsiooni presidendi abi Juri Ushakov. Ushakovi sõnul kestis vestlus 55 minutit ning oli sõbralik ja avameelne. Putin õnnitles Trumpi 80. sünnipäeva puhul. Seejärel arutasid vestluskaaslased rahvusvahelist poliitikat. Eelkõige puudutati küsimusi, mis on seotud ettevalmistatava rahulepinguga USA ja Iraani vahel.
ja Ušakovi sõnul teatas Trump, et läbirääkimiste tulemused võivad täna avalikustada, kuigi mis üldse puutub mingil diktaatoril Putinil sellesse, mis seal toimub. Samuti märgitakse, et Trump rõhutas vajadust lõpetada sõda Ukrainas. Vastuseks väitis Vladimir Putin, et rahumeelsele lahendusele takistavad väidetavalt Ukraina relvajõudude hiljutised rünnakud tsiviilobjektidele Venemaal. No ma märgin, et Ukraina ründab nafta töötlemistehaseid, laskemoonaladusid, sõjaväelasi ja jõustruktuuride töötajaid Venemaa territooriumil. Ja just täna öösel toimus Jaroslavli oblastis samuti rünnak kütusemahutitele, milles hoitakse okupantide armeele tarnitavat kütust. Putin kinnitas Ušakovale, et sellised Ukraina rünnakud ei muuda kunagi rindel olukorda. Lahinguväljal. Ta ütleb, et meid ei huvita see üldse, aga mingil põhjusel kaebavad nad jälle Trumpile. Jälle see väike kiilakas kääbus helistab Trumpile ja kurdab talle, et vaata, ukrainlased pommitavad meid jälle igast küljest. Ušakovi sõnul kordas Putin Trumpile taas ette teada vastuvõetamatut ettepanekut. Ja ta ütleb, et kui Zelenski tahab kohtumist, siis tulgu Moskvasse. Issand jumal, millal need venelased lõpuks aru saavad, et Putin on argpüks, kes lihtsalt kardab ja ei julge oma punkrist välja tulla. Juba oli olemas Volodõmõr Zelenski avalik kiri Putinile, kus ta ütles, et lepime kuupäeva ja koha kokku ning lõpuks kohtume juba. Lõpeta enda alla tegemine, mida sa kardad. No tule juba, vanamees, tule oma punkrist välja, saame juba kokku, ütle koht, ütle aeg, saame neutraalsel territooriumil kokku, räägime. Putin ütles ju, ma ei näe mõtet. Nüüd see värdjas vassib jälle, ütleb, et ei, muidugi on mõte olemas, aga las Zelenski tuleb Moskvasse. Nagu ma juba ütlesin, oli ka Zelenski avalikul kirjal teatud sõnum. Ja on ilmne, et Zelenski näitab nüüd Trumpile G7 tippkohtumisel Pariisis, et vaata, ma pakkusin talle selgelt kohtumist. See kiilakas arusaamatus, see pole isegi inimene, see on lihtsalt mingi olend. See ütles avalikult Peterburi majandusfoorumil, et ma ei taha isiklikult kohtuda. Vladimir Putin ütles selgelt, et ei näe isikliku kohtumise mõtet, ei näe läbirääkimiste mõtet, jätkame sõdimist. Nii, see on nüüd selgelt paigas. Ja edasi, nagu väidab Ušakov, avaldas Ameerika president telefonivestluse ajal valmisolekut mõjutada Kiievit ja USA Euroopa liitlasi rahumeelse lahenduse küsimuses. Ja Ušakovi andmetel ütles Putin vestluses Trumpiga mingil põhjusel, et Zelenskil, kellel on juudi päritolu, ei tohiks unustada holokausti. See on huvitav. Kas see oli siis vihje? Kas see on vihje sellele, et venelased on valmis ukrainlasi hävitama, nagu natsid teise maailmasõja ajal juute hävitasid? Või mis see siis on? Mis vihje see siis oli? Ja lisaks sellele leppisid pooled vestluse käigus kokku, et USA presidendi erisaadikud Steven Witkov ja Jared Kushner taas kord sõidavad nad Moskvasse läbirääkimistele Vladimir Putiniga, selle kiilaka äpardisega. Kiievisse see duo muide kunagi ei jõudnudki. Miks neid jälle saadetakse, pole teada. See tähendab, et Trump ei õpi üldse midagi. See on taas üks järjekordne katse aega venitada. Ja pärast neid kahte telefonikõnet Donald Trumpi ja Volodõmõr Zelenski ning Vladimir Putini vahel sai teatavaks, et suurte 7 tippkohtumisel, mis toimub 15. kuni 17. juunini Prantsusmaal Evianis, arutavad Euroopa liidrid koos USA presidendi Donald Trumpiga tingimusi rahuläbirääkimisteks Venemaa ja Ukraina vahel. Eriti on välja öeldud, et praegu võib avaneda võimaluste aken diplomaatiale, sest Ukraina on tugevamas positsioonis ja Venemaa ei suuda sõjaliselt võita. Tema majandus on raskustes. Lisaks räägitakse Euroopas, et Euroopa liidrid arutasid selle kuu alguses Londonis kohtumisel Volodõmõr Zelenskiga just rahuläbirääkimiste küsimust ning nüüd tuleb see kõik Trumpiga kooskõlastada. Samuti märgitakse, et tõenäoliselt oleks tegelike rahuläbirääkimiste korral formaat järgmine: Ukraina, Venemaa, USA ja Euroopa. See tähendab 4-poolset läbirääkimiste formaati, sest venelased ähvardavad ilmselgelt mitte ainult Ukrainat, vaid ka Euroopat. Praegu pole veel selge, kes täpselt Euroopat esindab. Ma arvan, et selleks saab olema Euroopa kolmik: Merz, Macron ja Starmer, aga võib-olla ei ole see nii.
praegu juhivad seda nemad, aga venelased nõuavad, et andke meile üks inimene, kes räägiks kogu Euroopa nimel. Samuti tuleb mõista, et vaevalt saavutatakse kokkulepe G7 riikide ja Ukraina vahel uue rahuläbirääkimiste algatuse osas. See on praegu selline ülemineku etapp ja nagu näeme, üritab Putin taas kogu seda protsessi venitada. Ta ütleb, saatke minu juurde Steven Witkoff ja Jared Kushner. Ma ajan jälle nendele tobude udujuttu, räägin, kuidas olen valmis läbirääkimisteks, aga kui mulle Zelenski otse ütleb, et kohtume, siis muidugi hakkan kartma ja ütlen ei, ma ei näe mõtet. Noh, üldiselt selline ongi tema jutt. Ja on ilmne, et Euroopa üritab nüüd initsiatiivi enda kätte haarata ja eriti püüab kuidagi mõjutada Donald Trumpi. Aga kuidas Donald Trump käitub, pole veel selge. On ilmne, et Trump on siiani selle Vene propaganda mõju all ja nagu näete, 80-aastane vanamees kuulab tähelepanelikult, mida talle räägib samasugune vanamees Vladimir Putin. Ja Putin räägib, et Ukraina ründab lihtsalt püha ja süütut Venemaad. Saate aru, ütleta, droonid ja raketid lendavad jälle Venemaa linnade kohal ja tabavad naftatöötlemistehaseid. Et mis see siis on? Aga jällegi, Putin ütleb, et midagi hullu pole. Küsimus on, kui midagi hullu ei juhtu, miks sa siis vingud? Miks sa vingud? Miks sa kogu aeg kaebled? Need venelased on sellised, nad näevad välja karmid, karjuvad, et nad on väga julged ja karmid, aga niipea, kui nad saavad esimese laksu, hakkavad kohe vinguma, nutma ja ütlema, kuidas nii võib? Mis mõttes mind löödi või? Fui, lihtsalt vastik. Siia panen 3 punkti, teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle osa kommentaaridesse. Mulle meeldib, nüüd tormavad venelased siia, nad on puhtad, hakkavad igasugust jama kirjutama. Seega minge kindlasti kommentaaridesse, seal saab nende üle naerda. Nende üle naermine on üldse püha asi. Tellige kanal, pange like ja vajutage kellukesele, et saaksite teateid uute osade ilmumise kohta. Ja kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses või sellel ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.